No haridus tundub olevat selline valdkond, mis allub kergemini praegu laialt levinud arvamuskultuurile kui nii mõnigi teine valdkond. Pisut utreeritult võiks siis väita, et kuna kõik inimesed on oma elus puutunud kokku õppimisega, on nende seas ka omajagu selliseid, kellel pole oma kogemuse põhjalt raske omada selgeid seisukohti õpetamise osas. Tihtipeale tundub mulle, et haridusvaldkonnalt oodatakse kui mitte ühiskondlike probleemide lahendamist, mis igatahes olulist rolli lahenduste leidmisel. Eks see on iseenesest sümpaatne katse seista vastamisi nii loodusliku kui sotsiaalse reaalsuse komplekssuse kasvuga üha keerukamaks ja tihedamaks muutuma info hulgaga. Praegused globaalsed, poliitilised ja ökoloogilised muutused on lihtsalt suureneva komplekssuse kõige selgemini nähtavad elemendid. Ma ise kuulun nende hulka, kes peab õpetaja tööd peaaegu käsitamatult nõudlikuks, sest ta poleks igasuguste näpunäidete osas ettevaatlik. Ometi peaksime võib-olla püüdma haridusest mõeldes järgida seda stereotüüpset kutset kastist väljuda. Kast iseenesest on tabav metafoor. Üht suureneva komplekssuse kaasnähtudest võib tõepoolest poolmängimisi nimetada kastistumiseks. Jose Ortega y Gasseti kuulsas essees Masside mäss nähakse ette inimühiskonna spetsialiseerimist. Teisisõnu, komplekssus toob kaasa sotsiaalse elu eri kihtide ja osiste spetsialiseerimise. Süsteemide keerukus eeldab eriteadmistega spetsialiste, kes tagavad süsteemi osade toimimise mitte koos teiste ühiskonna liikmetega, vaid nende eest. See puudutab enam-vähem kõiki valdkondi. Teadmiste hulk ja keerukus kasvab igas valdkonnas ning selleks, et seda kuidagi hallata, mõista, süstematiseerida, on vaja spetsialiste, kes keskenduvad sageli valdkonna ühele kitsale teemale või rakursile. Kuna inimühiskonna reaalsus koosnebki sellistest kastistuvatest valdkondadest, siis oleks tagumine aeg hakata senisest süsteemsemalt vaatama ühisosa ja ühendusteede järele. Aga miks? Sest kastistumine ei leia aset mitte ainult nii-öelda ametialaselt, vaid ka laiemas vaimses plaanis. Spetsialiseerumine ei tähenda ainult seda, et ühe kitsa eriala spetsialist ei pruugi mõista teise spetsiifilise valdkonna eriteadmisi, vaid ka kastistumist sotsiaalses ja poliitilises plaanis. Kui jälgida kas või viimase aja avalikke arutelusid, siis nendeski leiab aset vaimne spetsialiseerumine. Ühisosa asemel võimenduvad arutelu otspunktid, äärmused tõusevad üha reljeefsemalt esile. Vasakpoolsed on üha vasakpoolsemad ja parempoolsed üha parempoolsemad. Kusjuures äärmuste võimendumise eest nii-öelda kantakse hoolt mõlemast otspunktist. Vastaste demoniseerimine on sageli mõlema poole, mis tähendab, et puutepunktid ei vähene mitte ainult elukutse valikute, vaid ka sotsiaalsete hoiakute sfääris. Olgugi, et me elame vaimses ruumis, kus on au sees idee arvamuste paljususest. Paljususest aga pole suurt kasu, kui paljususe moodustavate üksuste vaheline logistika ei toimi. Tõsiasi, et teadmiste hulk on kasvanud põhimõtteliselt haaramatuks, mõjutab ka seda, kuidas me neid teadmisi käsitleme. Me saame küll asjade kohta arvata ja enamasti arvamegi, nagu minagi siin praegu, üsna julgelt pealegi, kuid arvamuste paljususe valguses tõuseb üha selgemalt esile tõsiasi, et arvamus pole veel teadmine, isegi kui seda tõsikindlalt esitab. Mitte, et iga inimese kasutuses olevate teadmiste kvaliteet oleks paranenud, kuid samas on see paranemine toimunud hirmutaval kombel koos kvantiteedi kasvuga. Kui teadmisi on haaramatus koguses, siis on üsna loomulik, et osa inimesi hakkab haaramatust eitama. See tähendab maailma lihtsustama. Mõnevõrra äärmuslik, aga siiski tabav näide sellisest lihtsustamisest on vandenõuteooriad. Siin jagatakse reaalsus tavaliselt üsna lihtsalt kaheks ning eitatakse nägemust, et maailm pole enam ammu must-valge, võib-olla pole maailm seda kunagi olnudki, vaid et meie ees avaneb pooltoonide virvarr, mis kaob silmapilda. Mida siis sellises olukorras peale hakata? Kuidas õpetada sellises maailmas maailma ja maailmas olemist? Mulle tundub, et siin võiks visata õhku esmapilgul ka täiesti utoopilisi perspektiive, et hoida kastistuvas reaalsuses
käigus mõningaid ühendusteid, võib-olla neid juurdegi tekitada. Minu pakutav perspektiiv puudutab vist ennekõike gümnaasiumiõpet, sest tõukub konkreetsest praktikast 2 minu kirjutatud gümnaasiumi kirjandusõpikust, mis ilmusid eelmisel aastal. Mainin neid 2 põhjusel. Esiteks otsustasin neid kirjutades langetada põhimõttelise valiku ning teiseks läheksin praegu oma valikutes juba palju kaugemale kui paar aastat tagasi. Täpsustan. Kõige olulisem ülesanne oli mu jaoks leida tasakaal õppekava ja mu enda taotluste vahel. Soovisin tegelikult panna kronoloogia teenima ideid ja nägemusi, mitte vastu. Mul on sümpaatne see oluline nihe ajalooteadustes, mis näeb ajaloos mitte niivõrd enam sündmuste jada, vaid võimaldab käsitleda ajalugu mentaliteetide ja meeleseisundite arenguga. Kas me saame keskaegsest katkust rohkem teada siis, kui meil on meeles põhilised katkuepideemiate ajad ja kohad, kui siis, kui me saame teada, kuidas inimesed katku suhtusid, mida nad selle vastu ette võtsid? Kas kõnekam on mõni aasta arv või tõsiasi, et lõunauinakut ja veega pesemist peeti katku puhul ohtlikuks? Olgugi, et on oluline teada, mis ajal, millisel ajastul mingi juhtum aset leidis või teos sündis ning milliste ilmingutega see seotud oli, tundub mulle veelgi olulisem küsimus, mida ja kuidas räägib sündmus või teos meie maailmast, kuidas ulatub näiteks kirjandus väljaspoole omaenda lugu, kuidas ta puudutab meie elu. Selle taga on omakorda tunne, et kirjandusteos pole mitte niivõrd objekt, kuivõrd lüli ahelas, seos. See mõte, teos on seos, vajab lahti seletamist. Mu viimaste aastate olulisemate vestluste hulka kuuluvad arutelud kvantfüüsik Laur Järvele. Teemaks oli nüüd küsimus, kuidas vahendada tavakeelde kvantfüüsika elementaarsusi, mis on spetsialistidele väljendatavad matemaatiliste valemitega, ehk siis märgisüsteemis, mida on vaja väljaspoole meiesuguste jaoks tõlkida või dešifreerida. See pole üldse elukauge küsimus, vaid seotud just nimelt kvantfüüsika spetsialiseerimisega, mis on toonud kaasa vajaduse selgitada, miks on elementaarosakeste maailma uurimine üle pea meile oluline. Mainin siin vestlust seetõttu, et selle käigus ilmnes üks huvitav nüanss. Laur Järv kirjutas mulle, et kui rääkida kvantmehaanika kõneldavusest, tuleks tavakeeles muuta verbide positsiooni, ma tsiteerin ühest meie kirjavahetusest. Kvantmaailma käitumist on parem seletada mitte lokaalsete protsesside ja sündmuste kaudu. Seepärast peaksid vastavas keeles domineerima tegusõnad. Nimisõnad viitavad üldiselt lokaliseeritud asjadele või osakestele, mis tekitab kvantmaailmast vale pildi ja viib loogilistele paradoksile. Tsitaadi lõpp. Väga hea näide sellest on suur pauk, väljendina me kõik teame ja kasutame, mis tekitab enamasti ebatäpse kujutluspildi. Otse kui oleks kusagil mingis ruumipunktis toimunud metsik plahvatus, kuigi tegelikult plahvatas kogu kusagil ise, plahvatas terve ruum ja see plahvatus kestab oma moel tänapäeval. Igatahes verbi keskne keelekasutus kõlab põnevalt ja polegi võib-olla suht utoopiline, kuigi eeldaks väga laiapõhjalist keeleinimeste ja reaalteadlaste vahelist koostööd. Benjamin Lee Wurf on kirjutanud raamatus Keel, mõtlemine ning tegelikkus Hopi indiaanlastest järgmist. Tsiteerin. Enamik Hopi metafüüsilisi sõnu on tegusõnad, mitte nimisõnad nagu Euroopa keeltes. Tsitaadi lõpp. Kuna meie oleme eurooplased, mitte indiaanlased, domineerivad meie keeles nimisõnad. Olgugi, et tegusõnade potentsiaali on juba mõnelgi puhul ka haridusteoorias märgata. Karl Haav saatis mulle ühe teksti, kust ma avastasin millest ma varem teadnud sellise curriculum mudeli, mis tunneb soovitust sõnastada õppekavade eesmärgid tegusõnadega. Ja kvantfüüsika ja tavakeele suhteid puudutava vestluse raames pean kõige olulisemaks aga Järve lähtumist vaatest, mille kohaselt kvantmaailm on ennekõike seoste, mitte objektide maailm. Me oleme harjunud käsitlema nähtavat empiirilist reaalsust ennekõike objektide kogumina. Seda osaliselt seetõttu, et seosed objektide vahel on suuresti nähtamatud ning objektide, nii kehade või muude bioloogiliste üksuste või ka tehislike esemete mass määrab ära ühtlasi iga objekti kombatava piiri. Piir keha ja muu maailma vahel on enamasti selge, kui just millimallikat teest välja tõsta. Olgugi, et kui ma näiteks näen endale sümpaatset inimest või temast mõtlen, ilmub mu näole naeratus, see tähendab mina kui objekt muutun teise objekti mõjul,
siis on naeratust kombeks käsitleda siiski naeratava objekti omadusena, mitte tema ja teise objekti vahelise nähtamatu seose tagajärjel. Tegelikult on minu naeratus mingis mõttes võrreldav elementaarkese võnkumisega kvantväljal. Kellegi ilmumine minu vaatevälja paneb mu vaimu võnkuma. Kuid me oleme selliseid interaktsioone harjunud nägema objekti, mitte seoste keskselt. Nii nagu keel lahterdab meie mõtete ja tunnete voolud võnkumised üksteisest eraldatud lingvistilisteks objektideks, sõnadeks ja lauseteks, nii oleme harjunud nägema asju üksteisest eraldatud. Meie mõtlemine põhineb lahterdamisel, eraldamisel, liigitamisel. Aga mis siis, kui üha komplekssem maailm vajaks nihet objektidelt seoste suunas? Keeleski on ju alati vähemalt potentsiaalina olemas seostamise iha, miski, mis püüab lingvistilisi üksusi ühendada. Keel eraldab meid maailmast, aga samas taotleb iga inimese maailmaga ühendumist. Kui nüüd lõpuks hariduse juurde tagasi juurde, siis kas poleks mõtet üha võimendada hariduse nii-öelda objektide, et siis õppeainete vahelisi seoseid? Kas poleks mõtet mõelda, kuidas me saaksime iga aine nii-öelda kasti sisse nõnda palju välja pääse, et kasti seest oleks võimalik näha üha kaugemal? Saan selgelt aru, et mõte nihutada gümnaasiumi õppekava objektipõhise, see tähendab aineteks jaotatud lähenemise juurest seostepõhise, ainete vahelise lähenemise suunas eeldaks mitte ainult ressursse, vaid laiemat muudatust meelelaadis ning on selge, et mina olen viimane, kes tahaks sellist muudatust vägisi lansseerida. Kuid mõttemänguna võib selline vaateviis muutuda üha elujõulisemaks. Mõelgem näiteks kas või sellele, kuidas räägib Aleksei Turovski loomest. Usun, et poleks võimatu luua tema eestvedamisel mingit õpikut, mis põhineks zooloogia seostel teiste valdkondadega. Alles hiljuti nägin teleuudist Aleksei ja Markus Turovski uue raamatu Teekond Urust templisse, märk on vaataja silmades esituselt. Paari minuti jooksul suutsime tuua huvitavaid seoseid loomariigi ja kunstiajaloo vahel. Kuna suuremahuline liikumine objektikesksest mõtlemisest seostekeskse mõtlemisena tundub mullegi peaaegu et võimatu, siis olen mõelnud näiteks õpikule, mis õpetaks erinevate näidete vahel seoseid endid, mis aitaks avastada ainekastide vahelisi ühendusteid, nägema maailma tervikut mitte ainult kui objektide, vaid ennekõike kui seoste kogumit. Lihtsalt paar minu juttu illustreerivat näidet. Mulle on näiteks alati meeldinud Jared Diamondi teooria sellest, kuidas mandrite kuju põhjustas kolonialismi. Euraasia on nii-öelda sirutanud välja ida-lääne teljel ning teised mandrid põhja-lõuna teljel. Ning see geograafiline paratamatus võimaldas Euraasias leiutiste liikumist klimaatilisi pöördujaid ning tõi kaasa muu maailmaga võrreldes kiirema tehnilise arengu. Diamondi teooria seob geograafia ja ajaloo ühiseks tervikuks, mille kaudu annaks rääkida näiteks avastuste mõjust inimkonnale. Näiteks kuidas tsitrusviljad liikusid läände ja kodustatud kogusid itta ning mis endaga kaasa teha. See võimaldab rääkida ümber maailma reisidest, kolonialismi põhjustest ja tagajärgedest ja nii edasi. Kuna eestlased kuuluvad ühelt poolt läänemaailma, mis on selgelt olnud koloniseeriv kultuur, aga teisalt sattunud ise koloniseerimise alla, on see tinginud eestluse ühilise mentaliteedi, avatuse nii läänele kui idale. Meelelaadikus leiab nii indoeuroopalikku kui ka soome-ugrilikku elementi. Meenutatagu vaid Oskar Looritsat, kelle meelest on Eesti rahvatraditsiooni elutundide põhilaad ilmsesti idamaine. Siin puudutaks Diamondi teooria otseselt meie identiteediga seotud küsimusi. Üks teine näide juba mainitud kvant- ja astrofüüsika valdkonnast. On teada, et Orioni tähtkuju alfa täht Betelgeuse, punane ülihiid, mida talvel on ka Eesti taevas hästi näha, võib igal hetkel supernoovaks muutuda. Kuigi mõistesse igal hetkel tuleks siin suhtuda ettevaatlikult, pigem astrofüüsiliste mõõtkavade kontekstis, see tähendab igal hetkel võib tähendada vähimalt paari miljonit aastat. Ei tasu unustada, et paar miljonit aastat on kosmilises plaanis vaid liin. See omakorda viitab võimalusele, mille kohaselt oleks Betelgeuse võinud vabalt plahvatada juba keskajal. Kuna supernoovastunud Betelgeuse oleks taevas sama ere ja sama suur kui kuu ning teda oleks paari nädala jooksul selgelt näha ka päevasel ajal, siis oleks huvitav fantaseerida, millise jälje oleks näiteks selline sündmus ajalukku jätnud. Selline mõttemäng aga ei puudutaks enam ainult ajalugu, vaid ka näiteks kunstiõpetust ning ka emakeelt ja kirjandust. Kas armuvalus poeedid oleksid ikka kõhanud ainult kuu peale või pööranud oma pale ka Betelgeuse poole? Kas mõnel tuntud maalil oleks praegu miski teisiti? Rääkimata reaalainetest. Kuna Betelgeuse asub meist circa 600 valgusaasta kaugusel, siis võib-olla muutus ta supernoovaks samal ajal, kui Tartus asutab ülikool, ent tema elektromagneetilistel ainetel kulub veel paarsada aastat, et maani jõuda. Siin avaneb seos keele ja matemaatika vahel. Mõiste valgusaasta
viitab justkui ajale, olgugi et tegemist on pikkusühikuga. Kusjuures sellise pikkusühikuga, mida vist keegi nimetada ei oska, meenutage, et valgussekundi pikkus ulatub peaaegu 300 000 kilomeetrini. Ühesõnaga, Betelgeuse annab hea põhjuse rääkida meie reaalsuse 4. dimensioonist ehk ajast. Samuti on huvitav Betelgeuse suurus. Kui asetada see täht päikese asemele, jääks maa vähe sisse. Siin annaks siduda astronoomiat näiteks bioloogiaga, võrreldes kõige mikroskoopilisemaid elusorganisme taevalaotuse suurimat objekti. Niisiis sisaldab üks täpp talvises taevas üks pisike objekt meie teada kohal endas suurel hulgal seoseid. Neid näiteid võiksin tuua veel omaja, ühe õpiku jagu. Aga lõpetuseks pakun välja, et seoste keskne mõtlemine ei sobiks lihtsalt vaid maailma parema mõtestamise vahendiks, vaid toimiks ka kui omalt eraldi eesmärk. Eesmärkis aitaks seostada tegelikult ühiskondlikku mõtet ja bioloogiat. See põhineb väitel, mille kohaselt pole ontogenees ehk siis iga individuaalse organismi areng seotud lõplikult ja täiel määral pärilikkusaine. Teisisõnu, meie aju kuulub küll fülogeneesile, kuid seda, kuidas me oma aju kasutame, võib iga inimene vähemalt osaliselt oma isikliku panusega mõjutada. Kuna teada on, et aju üle valitseb poolkirjade erinevuse ja seostamise vaheline pinge, siis võib just seostav kõne ja mõtteviis, ühendusteed otsimine ja leidmine, ühendusteedes elamine, inimese muutumine nimisõnast tegusõnaks mõjutada aju fülogeneesi. Ja kes seda teab? Lõpetuseks prantsuse näitekirjaniku Jasmina Reza Read, tsiteerib. Kui mina olen mina sellepärast, et mina olen mina, sina oled sina sellepärast, et sina oled sina, siis mina olen mina ja sina oled sina. Aga kui mina olen mina sellepärast, et sina oled sina ning sina oled sina sellepärast, et mina olen mina, siis mina ei ole mina ning sina ei ole sina. Tsitaadi lõpp. Jah, mina usun, et me oleme enamasti kusagil seal mina ja sina vahel. Oleme tehtud ainest, aga seda ainet kannavad nähtamatud lained. Võimalik, et me teostume paremini, kui me seostume paremini. Aitäh! Küsimusi? Ei tea midagi. Ikka uurime, kas on haakumisi selle mõttekäiguga. Mul on üks assotsiatsioon nii tegusõnade kohta. Aasta või kaks üks äge vaidlus ühe mehega. Nimelt ma väitsin, et selline mõiste tahe on ära kadunud. Ma seal ütlesin Ameerika psühholoogia õpikutele seal kuigi ei ole ja selle asemel on midagi teha, kuidas otsutatakse ja siis ta segi väga pahaseks peale, et kuidas nii, et kaitse tahe on ära kadunud, et see on tähtmine. Ja ka kes teine selline assotsiatsioon on siis mul selle rääkida mingites koolitustes, siis praegu koolitustes ilmselt esinejate teema on ka sellise nagu öölise tegusõnadega, et ei ole lihtsalt, et ma räägin näiteks tahtest, vaid mingites protsessides. Et ma olen väga hea tähelepanek, et on väga vaja oodata, millal koolides kaovad ka ära need programmides. Et mis siis hakkab juhtuma, kui ma niimoodi No tegelikult see paradoks on see, et ma räägin nimisõna või tähendab tegusõna kesksest keelest ja räägin sellest nimisõna keskses keeles. See on mingis mõttes minu jutt on nagu ka vähekene silmakirjalik.
aitäh selle lisanduse eest, sest mul on tavaliselt alati ettekannetega nii, et enne ettekannet minu poolt mõte, et ma pean tegema veel umbes 10 lisandust ja osad nendest unustama. Tegelikult oleksin tahtnud teha seda lisanduse, mida te praegu sõnastasite, et ma ei räägi kultuurist ikkagi siis kaunite kunstnike kogumist ainult, et kultuurist kui ühiskonna meelelaadist, ühiskonna ütleme selles digis ühiskonnas, kuidas me asjadest räägime, mil viisil asjadest mõtlema. Et ma käsitlen ka kultuuri jah laiemalt. Ütleme ka siis võib-olla see Lotmani silmisvärgi mõistega haakub. aitäh! Nii. No tähendab, ütleme, et ma kirjutasin 2 õpikut, eks, üks oli 20. sajandi kirjandus, teine on uuem kirjandus ja 20. sajandi kirjanduses ikkagi domineerib see kronoloogia ja noh, mingis mõttes on see ka ju täiesti mõistlik selles mõttes, et ma ei arvagi, et kronoloogiast tuleks kuidagi loobuda. Aga mis puudutab uuemat kirjandust, siis ma arvan jah, et seal ei ole see kronoloogia enam niivõrd dominantne. Esiteks pole isegi õppekavas minu mäletamist nii-öelda selgelt määratletud, kus see uuem kirjandus algab. Ja ma ise kuidagi enda jaoks määratlesin selle ära aastatega 1985–1989. Aga et jah, seal juba see kronoloogia surve ei olnud nii suur. Aga ma ei tea, kas ma praegu teie küsimusele vastasin. On nii tõesti. Selles mõttes, et see, mida mina vaatasin seal ikkagi oli ju see, et on vaja ikkagi läbi käia mingisugused ajaloolised nähtused, ajaloolised ilmingud, ajaloolised suundumused. Ja neid ei saa esitada nii, et ma räägin futurismist raamatu lõpus, ma pean ikkagi rääkima futurismist raamatu alguses, kuna tegu on 20. sajandi kirjandusega. Ma ei saa nende ilmingute ajalist järgnevust päris sassi lüüa. Mul oli see tunne igatahes. Et mina ikkagi küll tajusin seal täiesti selgelt sellist ikkagi lineaarsust. Kronoloogia ja kastide ühendamisest ongi just nimelt see, et väga palju täna gümnaasiumiaastas toimuvast õppest on ka oluliselt üles ehitatud nagu ajaloo või ühiskonna tegelikult ühiskonna õpetus. Et kui see nüüd viia teemaatiliseks, et siis võiks teoreetiliselt suurendada see omavaheline sidusus, omavaheline ühendatavus ja laiem maailmapilt ühiskonnast tehtud. Et kas, millised on nõuanded või kas üldse laiemalt võtta seda matemaatika keelena, siis on täpselt samamoodi sisse panna teemade kaupa, mitte selle kaupa, mis on traditsiooniline teema. Täiesti nõus, absoluutselt. Põhimõtteliselt oleksite võinud minu asemel siia tulla ja seda lause ära öelda, selleks kiiremini asjaga ajale koondada. Et ma olen täiesti nõus, ainult et mul ei ole mingisuguseid väga konkreetseid suuniseid. Mulle tundub, et see peaks olema just nagu laiem koostöö. Ja noh, mis puudutab seda kronoloogia ja siis ütleme ideede või mentaliteedi vastasmõju, siis ma ka tegelikult arvan, et kronoloogiast loobuda mitte mingil juhul ei tohiks, lihtsalt tuleb mõelda sellele, et kumba allutada kummale, kumba me esitame teise kaudu. Ja noh, ühesõnaga, mina ikkagi tegelikult selles 20. sajandi kirjandusõpikus hoidsin sellest lineaarsest narratiivist kinni, aga ma tegin seal selliseid sööste vahepeal, kus ma siis tegelikult loobusin sellest nagu lineaarsusest ja rääkisin mingisugusest ideest. No näiteks kui ma tutvustasin Jaan Krossi loomingut, siis ma panin sinna juurde ka selle Andrei Fustovi kuulsa poleemika, just nagu selle osas, et kuidas me esitame oma rahvuslikke kangelasi. Ja et sealt siis väljuda korraks kronoloogiasse ja rääkida nagu laiemast sellist mentaliteedist, et kuidas me tajume kirjanduslike kangelaste mõju enda ellu või enda identiteedi.
suur tänu!